Kui sa näed, et su ellu kipuvad sattuma inimesed, keda sul on kalduvus sildistada nartsissistiks või psühhopaadiks, siis ma väga soovitan sul küsida endalt, mis rolli sina nende mängus täidad ja kuidas sobituvad nemad sinu ellu. Sellepärast, et psühholoogilised mängud, need on miski, mida üksi mängida ei saa. Ja seal on väga kindlad erinevad rollid. Kõige lihtsam selliste rollide ilmestamise mudel on Karpmani draama kolmnurk. Mis tähendab seda, et pahalast ei saa olla ilma ohvrita. Päästjat ei saa olla siis, kui keegi kellelegi liiga ei tee. Nüüd, kui sina ennast ei pisenda ja kedagi nagu võimupositsioonile ei paiguta, kui sina ei lähe mänguga kaasa, eeskätt tänu süüle, häbile või hirmule, kui sina ei õigusta ennast, ei tunne ennast väiksema või nõrgema või väetimana, kui sinu minapilt on korras ja sa suudad öelda ei ilma vabandamata, ilma kahtlemata, ilma kõhklemata. Kui sa jõuad kohta, kus sa saad lasta teistel inimestel arvata, mida iganes nad arvavad, püüdmata neid kuidagi ümber veenda või neile oma headust või üllust tõestada, siis sinuga on väga raske manipuleerida. Küsimus ei ole teiste inimeste sildistamises, see ei vabasta sind mängust. Selleks, et mängust välja astuda, tuleb tundma õppida ennast oma triggereid ja mitte vastata kutsetele. Ja teisalt tea, et kui kusagil sinu sees taustal on lugu, et vaene mina, siis sul on vaja ka seda pahalast, seda kedagi või midagi, kas või mingit elulist olukorda, et endale seda lugu kinnitada. Kui mingisugune osa sinu minapillist on vaene mina ja maailm on ebaõiglane ja teised inimesed on kuidagi moodi võimupositsioonil minu suhtes, siis tea, et elu hakkab sulle seda kogu aeg kinnitama. Sa hakkad kas või täiesti süütuna näivaid olukordasid tõlgendama läbi selle prisma, et valideerida lugu, mida sa räägid iseendale. Muutus saab alguse iseendast, mitte teiste inimeste sildistamisest. Ja tööriistasid on väga-väga palju.